Järgnevaks on mul siis väga hea meel ja aus ja ette paluda ühe väga särava ema, 2014. aasta ema, Helve Särgava, ettekanne kannab pealkirja, mida mina temalt ootan, sulgudes ootasin. Nii et palun, Helve. Head inimesed, tere päevast ja väga suur rõõm on minul just sellisel konverentsil esineda, sest paraku oma igapäevatööga ei ole mul õnne olla sellistel konverentsidel. Tänasel päeval ma plaaningi avaldada siin teie ees tõepoolest mõtteid, mis on tekkinud minul kui emal. Ma avaldan oma mõtteid, arvan päris julgelt, julgusest oma mõtteid avaldada ei ole mul küll kunagi puudust tulnud, aga arvestades praegu juba mulle kogunenud aastaid, on mul ka terake juba nende mõtetega kaassegunenud kogemusi. Nii, täiesti selge, me kõik teame, et aegade hämarusest juba ürgajast me teame sellist mõistet nagu ema. Seda mõistet on seondatud ja ka tänane päev ju seondab lapsega. Kindlasti ma ei taha ka siin praegu alahinnata ühegi isa, see tähendab meie kaaslase nii-öelda osatähtsust, aga paratamatult nii mulle endale lapsepõlvest kui ka tänapäeval ikkagi tuleb mulle pähe mõte, et esimene sõna, mida meie lapsed hakkavad ütlema, need on ikkagi ema või emme. Isa, seda oma kaaslast, oleme me kelleks pidanud aegade hämarusest? Oleme me pidanud ikkagi sellesama ema ja laste nii-öelda esimeseks kaitsjaks ja toetajaks, aga veel vähem leiva lauale toojaks. Ja need on just sellised pidepunktid, mille üle ma ka siin teie ees tahan veidikene arutleda, et kas see on ka minu silmis tänapäeval nii. Kui see ei ole päriselt, siis miks mina arvan, et see nii ei ole ja kas mul on ka mingeid mõtteid, mis võiks siis võib-olla veidikene teisiti olla. Täiesti selge, et kõik emad on ikkagi kõige õnnelikumad siis, kui nad on leidnud endale elukaaslaseks sellise mehe, kes, nagu ma juba enne ütlesin, on talle toeks nii õnnes kui õnnetuses. Nagu me teame, et elu ei ole alati ju ainult rõõmus. Täiesti selge, et elus tuleb ka ette kõik võimalikke nii-öelda hetki. Ja kõige suurem õnn ja rõõm ongi see, kui mu kõrval on nüüd inimene, kes kas või mind kuulab ära, tal jätkub nii palju aega mind ära kuulata. Ega vahel on ju elus niimoodi, et ega ei olegi võimalik olematuid asju kuidagi muuta, aga et ta kuulaks sind ära. Paljas ärakuulamine annab, vähemalt minule küll, annab palju jõudu. Ja mina pean küll ütlema, et minul on tõepoolest olnud selles mõttes väga helge saatus selles suhtes, et minu isa oli selline inimene, kes oli nii mulle toeks, abiks, kuulas mind ära ja täpselt samamoodi samasuguse abikaasa olen ma endale ja oma lastele isaks leidnud. Kuigi
ei maksa nüüd ka kellelgi jääda muljet, et ongi olnud siis sellised, kuidas öelda, tõesti erilised inimesed. Ei, nad on olnud täiesti tavalised inimesed. Kui ma vaatan oma mõttes tagasi, siis minu isa, kes oli väga väikse haridusega, väga lihtne inimene, aga tihti tuli ka mul temaga vaidlusi ette. Ja ma ikka alati oma mõttes ja olen ka oma lastele rääkinud, et näete, milline vaidlus oli minu isaga. Aga mida ma talt siis ootasin? Vaidlus oli selline, et kui te vaatate mulle otsa, siis selge, et mina käisin sellel ajal veel koolis, kus õpilased ei sõitnud autodega kooli juurde ja tõepoolest nad ei kandnud, eks ole, viimase moe järgi riideid, vaid tavaliselt kõik minu vanuses enam-vähem käisid selliste lihtsate riietega, ema poolt õmmeldutega ja ega siis häda midagi ei olnud. Aga vahest juhtus ikka nii, et see on elu, et kellelgi oli midagi paremat ja ega narriti ka tollel ajal. Ja vahest tulin, ma ikka mäletan ka koju ikka väga pahasena, et nii ja nuttes ja ütlesin, et nii isa, see kõik, mis sa oled mulle siin rääkinud, see pole õige, aga homme ma lähen kooli ja nüüd ma selle narrimise eest veel näitan. Mida ütles minu isa? Ma mäletan seda, et tekkis meil väga tõsine vaidlus, eriarvamus. Isa ütles, et tead, minu nõuanne on ikka see, et ära mine sellisena homme kooli. Mine homme kooli sellisena, nagu poleks midagi olnud. Ja kes teab, kui läheb hulga aastaid, siis võib-olla sinu näol nüüd see lihtsa mantliga, suure rätikuga laps, kes näeb välja nagu vana mutike, võib-olla ta on elus palju õnnelikum kui mõni see ütleja. Ja vaadake, üks väike lause, aga lapsele oli see arusaadav ja just jäi mulje, nagu ma oleksingi sellist lauset isalt oodanud. Arusaadav, ega lapse hing oli ka selline, ega ta siis sellega väga ei nõustunud sellise jutuga, võib-olla sisemiselt kindlasti, aga tuli leppida. Aastad on möödas, sai minust juba ise ema. Ma töötasin ja olen tagasi ka üksjagu mõelnud ka mõnel teiselgi hetkel, kui mitte siin, et millist rolli mängib meie kõrval see kaaslane, abikaasa, kui me tahame edukalt töötada ja kui edasi öelda, et ka tahame elus nii-öelda töös just jõuda kaugemale. Siis mina tagasi vaadates võin küll päris kindlasti ütelda, et abikaasa roll on selles igal juhul olemas. Vastupidiselt öeldes oleks see sulavale. Võib-olla miks ma nii arvan? Arvan seda eelkõige selle tõttu, et ütleme, et iga tegus ja töötav ema, eriti kui ta töötab veel juhina, siis me teame seda, et ka töös on igasuguseid hetki, igasuguseid probleeme ja nii mõnigi kord tulles koju oled ärritatud, pole endast väljas ja siis hakkad otsima nii-öelda ka kodus, kas siin on kah keegi selles just nagu süüdi, et miks mul on nii paha tuju, miks ma olen nii ärritatud. Laste peale seda valada ei tohi, ei saa, aga ikka meelepaha kestab. No kelle peale ma seda nüüd valama hakkan? Ega ei saa pattu salata, et eks ikkagi paratamatult olen minagi teinekord midagi siis
nii-öelda teravamat või järsemalt ütelnud või teinud mingisuguse etteheite, et kas ta siis lastele ei saanud nüüd ütelda, et tütar oleks pidanud ju juba kartulid ära olema kooritud, näed, tal ei ole ju, ma juba tulin koju, eks ole, et üks poegadest me ju hommikul rääkisime, pidi toa ära koristama, teine pidi viima prügikasti välja, prügikast ikkagi viimata. Sa oled ju kodus olnud juba tund aega, miks sa ei ole nüüd siis lastele midagi öelnud, neid korrale kutsunud? Tegelikult, olgem ausad, ja pärast saad ise ka aru, et ei ole see nii-öelda õige lähenemine. Aga vaat nüüd ongi seesama jällegi hetk, et kui su kõrval on mõistev, arusaav mees, siis ta püüab seda, nagu üteldakse, nii-öelda tasandada, leevendada ja siis saad ise kah aru, et õige, loomulikult, taevakene, see probleem oli minul ju töö juures ja see tuli mul sääl lahendada. Mul kodus ei ole ju praegu mingit probleemi, täiesti mõistetav, et kui saad nagu siis oma küsimuse ja oma probleemi ära rääkida ja nagu öeldakse, lugu läinud. Aga kõige rohkem ma olen sellel, nii-öelda just sellel hoidmise teemal mõelnud selle üle, et nagu me teame, kui paljude emadel ei ole mitte põhiprobleemiks see, et neil oleks mõistev arusaaja abikaasa. Neil on 2 tõsist probleemi. Et mu abikaasa ei oleks vägivaldne ja teine, kuidas ma saaksin lapsele elatist. Kuidas ma saaksin elatist selles mõttes, et kõige väiksem osa on selles, et sa lähed kohtusse, kohtus mõistetakse elatis välja, ei ole probleemi, kuid kuidas ma saan selle reaalselt, selle elatise kätte. Me teame ju väga hästi enda ümber, et see on väga tõsine küsimus. Minule on kerkinud nagu 2 küsimust, et mis võivad olla selleks põhjuseks, et nii-öelda lapse ema vastu tõstab mees käe. Või et ta ei toeta oma lapsi materiaalselt. Lapsed tahavad ka iga päev süüa, juua, tahavad koolis käia, tahavad huvialaringides käia. Mis on need põhjused? Ma olen mõttes mõelnud, et ja ma nii-öelda mõned oma mõtted teile praegu avaldaks, et võib-olla üheks põhjuseks on tõesti see, et väga paljudel inimeste peakohadel ja hinges on sisemine stress. Ja kahtlemata see kutsub esile nii-öelda mõlema vanema närvilisust, millest tekibki üksteise solvangud, hääle tõstmised, aga ühe põhjusena, mis see on minu isiklik arvamus, arvan ka seda, kas ei ole üheks põhjuseks ka see, et tegelikult viimastel, võib-olla siin juba paarikümnetel aastatel on meeste ja naiste haridustase on suhteliselt suure erinevusega. Kindlasti ma arvan ka, et on probleem väärtushinnangutes. Kas mingil kombel on elu kogumina siiski nii heaks muutunud, et kõik endised väärtushinnangud ei vääri enam esiletõstmist. Ja see kutsub ka otseselt esile ka siis hoolimatuse nii-öelda oma lähedaste suhtes. Aga veel on minu arvates üks põhjus, et töö tegemine ei ole enam mingi kohustus, töö tegemine on auasi. Tihti ma jään nagu mõtlema sellele viimasele. Ja veel kord, üks asi, mis mind nagu ka väga häirib, et noored, vähemalt välimuselt terved mehed, sageli on nad ise elatisest kõrvalehoidujad, mõnikord vägivaldsedki kas olnud või on, ja ka nemad ju saavad kõik võimalikke toetusi. Nendele kohustuseks me oleme jätnud ainult selle, et nad käivad töötukassas
teatavad seal ära, et nad ei tööta, me pole saanud tööd ja lähevad kohalikku omavalitsusse ja saavad sealt toetuse. See on minu mõte ja kõik ei pruugi sellega nõustuda, aga mulle siiski tundub see. Ja kindlasti siin ma ka ühe põhjusena veel tooksin selle, et nagu me ju teame, et ema töötab, paljud emad töötavad ju ja saavad, eks ole, töötasu ka isegi 500-600 eurot. See ei ole mingisugune, nagu üteldakse, ennekuulmatu sõnakõlks. Aga me oleme televiisoriski näinud, kus siis mõni nii-öelda härrasmees, kellel küsib reporter, et miks te ei maksa elatist, teil on juba siin, ma ei tea, 14 000 on teil juba võlgu eurot, eks ole, miks te ei maksa? Ja miks te tööle siis ei, no ma ei tööta, miks te tööle ei lähe? Ei no, mis ma tööle lähen? Ma ei lähe tööle, kui ma vähemalt ei saa 6500 eurot. Kas ema saab niimoodi ütelda? Ei saa. Tema saab. No kindlasti ma arvan, et kogu seda nagu võib-olla ka mingil kombel ka seda vägivaldsust ka doneerib see, et nagu me teame, et väga paljudel emadel ju abikaasad töötavad ka väljaspool Eestit. Väljaspool Eestit ja võib-olla, et see esimesel pilgul jätab meile mulje, et noh, ja mis sellest. Aga tegelikult ühtepidi on ju ema üksi kodus kõikide nende raskuste ja probleemidega, siis tuleb see isa nädalaks võib-olla, tema tahab piltlikult öelda lõõgastuda, hoopis teised probleemid ja kah kerged on sellised stressi ja närvilised situatsioonid. Väga tihti ka me esitame küsimusi, et kas meil üldse siis emasid ei väärtustata. Mina isiklikult seda väidet täielikult ei jaga. Ma ei jaga seda. Ma olen nõus sellega, et tõepoolest ema mõiste on midagi tõepoolest ülimat, see on ülim õnn. Ja kindlasti, et paljudegi nii-öelda vahenditega saaks kas seda tõsta, aga et seda üldse meie riik ei väärtusta, see pole õige. Ma toon ühe väikse näite, miks ma nii ütlen. Kindlasti minu vanused ja vanemadki ju teavad seda, kui kiirasti tuli vanadel aegadel, kui laps sündis, tööle minna. Kui vähe siis riik toetas. Aga me praegu ju teame, et kui palju riik praegu toetab. Ja seda tuleb siiski väärtustada. Ja see on ikkagi jällegi selleks, et tunnustada ema, sest et nüüd emal on sissetulek kindlustatud 1,5 aastat. Võiks olla rohkem, olen nõus, aga see on ka juba väga suur samm edasi, eks ole. Samamoodi, kui tal on vähegi võimalust, saab ta olla, eks ole, veel sama palju kodus, jah. Võib-olla üks asi veel, mis minu nagu nii-öelda hinge on närinud see, et kui ema, kellel on väike laps või väiksed lapsed, konkureerib kuskil tööle, siis jällegi see ei olegi alati nii ja mitte kaugeltki ei ole siin midagi, kõik tööandjad võrdsustatud. Aga mulle vahest jääb selline väike mulje, et kui tööandjal on valikus, konkurentsi valikus, on, ütleme siis, nii-öelda lastetu või juba suurte lastega naine ja samas naine, kellel on seal võib-olla 2-3 laps, siis ta teeb valiku, ma arvan, siiski mitte väikeste laste kasuks. No miks ta selle teeb, täiesti selge see, emadena me teame, lapsed on haiged, jäävad haigeks, nad selle tõttu emale tuleb leida asendaja, ettevõte peab täiendavat raha maksmaks ole, et kuidas seda nüüd, eks ole, siis nii-öelda muuta. No esimene mõte tekib kohe, las riik maksab selle nii-öelda asenduse kinni. Aga ega siis riigi rahakott ei ole ka nii-öelda ju põhjatu ja siin ma muidugi arvan, et kindlasti on meil nii-öelda
ka tööandjatel areneda, sest samal ajal me ei tohi unustada ju seda, et tegelikult see ema kasvatab neid lapsi, kellest tulevad ju täiendavad maksumaksjad. Nad hakkavad ju makse maksma, hakkavad pensioni teenima, muidu meil ühel päeval ei olegi enam pensioni teenijaid. Võib-olla võttes kokku, ma mõtlesin, et mida mina emana ootaks riigilt. Number 1 kindlasti, oled teinud piisavalt emade jaoks, kuid ole hea, tee veel, väärtusta neid rohkem veel. Kuna me kasvatame ju riigile, meile kõigile tublisid noori töötajaid, pensionimaksjaid, survesta riik veel täiendavate seadustega elatise mittemaksjaid. Ja tehke sellised seadused, mis oleks reaalselt täidetavad, aga mitte ainult poliitiline rõõmuhüüatus. Ja kohalike omavalitsuste ametnikud, teid ei ole seal vähe, lastekaitseametnikke on seal piisavalt. Tegelge rohkem nende peredega, kus emad alati ei vääri sellist emanimetust, nagu meie ette kujutame. Tööandjatelt ma tahaks, et nad võtaksid emasid tööle, maksaks neile konkurentsivõimelist palka, kuna emad on sama hoolikad ja vastutustundlikud ja haritud kui teised töötajad. Aga mida ema ootab oma kallilt lähedaselt, oma kõige kallimalt laste isalt, abikaasalt? Aga eriti seda, et nad toetaksid, mõistaksid meid ja et neil jätkuks alati see üks väike minut aega jagada meie rõõmu ja vahel ka pisaraid. Ja siis saame meie emad olla emadena väga edukad, aga ka erialaselt ja kokkuvõttes oleme me ju kõik ühise perena kõigile meie ühiskonnale kasulikud. Tänan teid!